Kui ka teie kodus on mõni ruum, kus on kasutusel keraamilised plaadid, näiteks vannituba või tualettruum ja olete soovinud sellele ruumikesele uut hingamist anda, siis kuulake nüüd tähelepanelikult, ei pea neid keraamilisi plaate enam välja lõhkuma, neid saab ka värvida. Ja ma saan aru, et see ime vahendab minu käest, Tarmo. Jaa, nii see täpselt on, et täna on meil toode siis vee baasil, 2 ühes, ehk siis krunti pole enam vaja, on võimalik kohe otse plaadi peale värvida, soovitavalt 2 kihti. Ja ma saan aru, et toone on siin ikkagi hulgim sul käes, et pererahvas võttis mis nüüd siia? Jaa, kõigepealt hakkab pihta tooni valikust ja kuna see toode on siis toonitav, väga suures ulatuses põhimõtteliselt meie erinevatest värvikaartidest, et hakkab ikkagi pihta värvi valikust, tooni valikust. Ja täna siis oleme valinud ühe tooni välja siia olemasolevasse ruumi ja sellega lähemegi siis edasi. Ma saan aru tegelikult, et siin selles tualettruumis tehakse sama tooniga siis nii seinad kui ka põrandanja. Et seda, kus seda veel võib kasutada siis? Jaa, seda toodet võib tegelikult kasutada vannitubades siis seinte värvimiseks näiteks, köökides need tööpinnad taustad, siis täna me oleme siis tualettruumis, värvime siis nii seinad kui põranda. Me ei soovita värvida märgruvi põrandaid. Ehk siis kergema koormusega põrandad, nagu see siin meil on. Kuhu vett ei lange selles mõttes? Aga kui on ikkagi duširuumi põrandad, sealt alt ei ole mõtet? Sinna me ei soovita seda hetkel panna, jah. Kui ta nüüd dušinurga põrandale võib-olla ei ole kõige soovituslikum, siis dušinurga seinal ikkagi võid panna, jah? Jaa, et kui me põrandale ei soovita dušinurgas, siis seinale luja keraamiktailis sobib ideaalselt. Tarmo on tubli olnud, ta on ruumi esemetest puhtaks teinud. Mis nüüd edasi hakkame pihta? Jaa, ehk siis ruum tuleb nüüd ära pesta. Ja selleks me kasutame Vivacolori Special Cleani. Ja see on siis, et hoolikalt kõik keraamilised detailid ära pesta ja siis ma kujutan ette ka korralikult loputada. Absoluutselt, loputus on hästi tähtis. Nii, aga milleks me kasutame? Mis minul on näiteks siin saunapesu, et millal seda kasutada? Jaa, see Tikurila supi saunapesu on siis selleks, et kui on katlakivi, siis tuleb see pesta selle tootega. Aga siin õnneks katlakivi ei olnud ja me saime piirduda ainult sellega. Nii, kui pesu on tehtud, loputus on tehtud, mis järgmiseks? Ja siis eemaldame silikoni, paigaldame teibid ja võtame siis Tikurila luja keraamiktailsi ja hakkame värvima. Värvimiseks kasutame siis Hansa piltrulli, madalakarvalist. Ja krunti pole vaja ju? Ja krunti pole vaja. Kattub väga hästi ju. Jaa, esimese kihiga juba on hea, aga paneme 2 kihti. 2 kihti ja enne kui teist kihti saab peale hakata kandma, tuleb siis ka 16 tundi oodata, et nii kaua peab ta siis kuivama. Me tuleme homme hommikul tagasi. On kätte jõudnud uus päev, kui Tarmo jätkuvalt siin, vahepeal ikka koju said? Jaa, sain küll. Väga meeldib, aga täna tuleb tööd edasi teha, sest täna tuleb siis teine kiht panna, aga räägi kõigepealt, kuidas esimene päev möödus? Jaa, tegime siis eile tööd lõpuni ja tõesti Tikurila luja keraamiktail siis katab ime hästi. Mis on muidugi, miks ta katab hästi? Pinde ima, värvi kulub hästi vähe. Aga sellepärast, et kuna ta ei sisse ima, siis tuleb ka ikka mitte paksult panna. Jaa, et voolama ei tohiks lasta, et siuke õhem kiht, et jälgida, et ja mis tänane päev nüüd toob, mis edasi? Nüüd me paneme siis teise kihi, laseme tal kuivada 2 tundi, siis eemaldame teibid. Ja siis pärast seda veel, kui kaua ta peaks kuivama? Siis võiks olla siuke 8 tundi kuivada ja siis me saame paigaldada silikoni sinna seina. Tarmo, aga millal siis pererahvas võib ka ruumi kasutama hakata? Jaa, et tegelikult nagu sa näed, siin meil on põrand ka veel tegemisel, et samamoodi teeme 2 kihti põrandale, siis laseme tal kuivada ja põhimõtteliselt järgmine päev on see põrand ja ka seinad on tegelikult sellist kerget koormust taluvad. Aga 2 nädala pärast on see värv siis lõplikult kõvenenud. Siis on ühesõnaga kõik tehtud, rohkem enam midagi tegema ei pea. Ja kui teil nüüd tekkis võib-olla mõned küsimused, mõni murekoht, siis Tikuril on ju värviliin. Jaa, absoluutselt, et 12.011 helistage meile. Ja kui te võib-olla helistada tahate vaadata Tikurila veebilehelt erinevaid õppevideoid, siis need on ka seal täiesti olemas, väga informatiivsed, nii et minge visake pilk peale.